Julgeolekuekspert Eerik-Niiles Kross tõstatas küsimuse, kas Eestil peaksid olema oma hävitajad. Avalik arutelu on seni napp, kuigi kaitseminister kinnitab, et hindu on uuritud. Küsisin konkreetselt, et mis on viimased hinnad, et me teame enam-vähem, et millised hinnad on, ta ütles, et sõltuvalt modifikatsioonist, 150 miljonit on ühe hävitaja hind. Et see ei ole, ütleme, et eskadrilli ostmine, näiteks 12 hävitajad, kõik oskavad korrutada 12 korda 150 miljonit, see on tehtav iseenesest ka Eesti maksumaksjale. Muidugi on ka hoolduse ja väljaõppekulud, aga Tšehhi Gripenite lepingu põhjal võiks kogukulu ulatuda 160 miljoni euroni aastas 10 aasta jooksul. Peaministrile veel üks lisakulu ei meeldi. Sellel aastal meie kaitseinvesteeringute eelarve on 5,4%. Ja selleks, et seda saavutada, me peame nüüd 3 aastat tõmbama erinevates valdkondades koomale avalikus sektoris. Endine kaitseväe juht Martin Herem peab pakilisemaks teisi investeeringuid. Eestil võiks muidugi olla lennukid, erinevad lennukid ja Gripenid oleks ka väga hea, aga ma ei oska öelda seda, kas need on tänasel hetkel meil ressursside poolest saadavad ja kas meil on enne seda plaanis teha ära mõned teised asjad, mida võiksid teha ka need üsna kallid Gripenid. Temaga on nõus ka riigikaitsekomisjoni juht. Ma leian, et me kasutame raha otstarbekamalt, tugevdades muid olemasolevaid võimeid ja luues pigem teistmoodi oma õhukaitset ja kauglöögi andmise võimet. Kuid Krossi ettepaneku taga ei ole pelgalt lennuki armastus, vaid mure USA mõjust NATO otsustusvõimele. Heremi sõnul on see põhjendatud teema. Mõnes mõttes muidugi õigus, sest et ameeriklased praegu kõige kõrgemal tasandil näevad asju ikkagi oluliselt teistmoodi kui meie. Seepärast nad ei pruugi mingeid otsuseid tegemata jätta, vaid need võivad tulla väga hilja. Isegi kui küsimus on tundides või päevades, siis liiga hilja. Selles suhtes loomulikult Põhjamaad mõtlevad rohkem meie moodi. Samal ajal on Rootsi, Soome ja Norra arendamas ühendatud õhusõja juhtimissüsteemi. Eesti osalus selles eeldaks oma hävitajaid. Ega see väga palju lisaväärtus sellele ja lõpuks taandub kõik küsimusele, kas me usaldame oma liitlaseid ja liitlaseid on meil rohkem kui USA. Kui ma räägin NATO peasekretäriga, siis merele tulevad laevad ja mitte sellepärast, et mina nii sümpaatne oleks ja tema või Soome president, kes temaga rääkis, vaid sellepärast, et on vaja. Ja samamoodi, kui taevas on Vene hävitajad, siis kõige moodsamad lennukid lähevad sinna vastu. NATO toimib küll ja käsuahel on väga hästi. Lisaks pakub Kross välja oma luuresatelliidi. Soome ja Rootsi liiguvad samas suunas, ühe seiresatelliidi maksumus võiks ulatuda kuni 30 miljoni euroni.